meil on nüüd kodused ülesanded kõik tehtud. Nii, kui ma vaatan, kus ma panin teid. Tegin vahepeal lahti selle lehe. Enne kui me läheme uue lehekülje juurde, mida ma tahtsin teha oli, millest me juba rääkisime siin nendega, kes täna kohal on, aga igaks juhuks, et teistele ka jääks info, siis kõigepealt tuletan meelde, et meil on sellised Koraani sõnavara kaardid. See on umbes pool sellest tegelikust patakast. Ja ma oma lastega veel siin harjutan. See fail, me panime selle kuskil ülesse ka, et äkki selle lingi saab panna sinna video alla, et kellel veel ei ole. Seal on nagu A4 lehtedena saate välja printida. Soovitan ära lamineerida, kui laminaatoriga viitsi annata, siis peaks printima kuskil natuke kõvema paberi peale, et need ikkagi säiliksid teil. Ja siis saab need välja lõigata, seal on vist 4 sõna mahub ühe lehe peale. Ja on sellised kaardid, selles mõttes väga kasulikud, et need on siin erinevates hunnikutes. Ma ei mäleta, mitu erinevat hunnikut oli, aga iga nagu see osa on siis, kas on näiteks nagu kõige kasutatavamad nimisõnad, seal asesõnad, omadussõnad, tegusõnad, niimoodi nagu nad klassifitseeritud, hakkab siis number 1, see näiteks siin ees on mul number 8 hunnik. Nii, ja siis siin on tegusõnad. Koraanis kõige kasutatavamad ühesõnaga siis, et kui te välja printinud, ära lamineerinud, lõiganud, võitegi nagu jupikaupa võib-olla seda tööd teha, siis hakkate harjutama, et kõigepealt näiteks need number 1 sõnad, esiteks see, et te saate teada, mida need tähendavad ja sellega me hakkame nüüd ka teie palvel siis natuke rohkem küll tegelema, aga siin oleks nagu nii-öelda lisaväärtus ja aitate ennast ise ka, et kõigepealt näiteks võtate need number 1 kaardid. Nii, ja siis harjutate niimoodi seda lugemist seni kaua kaardi kaupa, kuni te tunnete, et teil jäävad need juba niimoodi meelde, et kui te vaatate peale, siis te teate, mis see on, ilma et te peaksite seda siit kokku veerima. Näiteks siin on hätta, mätä, ättaka, häda, bäla, ätä, äätä, muusa, juhtumisi täitsa tore hunnik selliseid sõnu ka, mida me täna siis koduse töö kontrollis teiega lugesime. Ja kui te olete näiteks selle esimese hunniku niimoodi ära harjutanud, et te vaatate peale ja te teate, mis see siis on, siis võtate järgmise hunniku, hakkate seda harjutama. Samal ajal aeg-ajalt kordate ka seda esimest ja niimoodi panete neid number 1, number 2, number 3 niimoodi juurde, kuni te olete kõik need sõnad ära harjutanud ja siis te põhimõtteliselt oskate lugeda poolt Koraanist, ilma et te peaksite seda veerima. Te vaatate selle sõnale peale, et te teate juba, mis see on ja see lihtsustab päriselt nii palju. Nii et kellel vähegi on mahti ja siis tahtmist, võite juba hakata sellega tegelema. Seda võib muidugi teha siis ka, kui me oleme selle aabitsa läbi saanud. Igal juhul väga soovitan. Lihtsustab väga palju teie edasist lugemist. Nii, ja siis teiseks, nüüd ma jagan teiega oma ekraani. Nii, kas te näete? Jah. Väga hea. Nii, siis ma otsin selle lehekülje ülesse, millega me täna tegelesime ja lisan paar kommentaari. Nii, ma enamusele teist, kui te lugesite, juba mainisin ka, aga mainin siis teistele, kes täna kohal ei ole ka. Teisest reast see esimene sõna siin, mis me selle kohta ütlesime? Ütlesime, et on hästi oluline, et need madalad häälikud säilitaksid oma madaluse, kui te loete ja kuna me praegu alles harjutame, siis praegu me peame nagu julmalt pingutama üle, et pärast, kui meil tekib see harjumus lugeda, siis ta loksub niimoodi normaalsuse piiris nagu paika. Et see tajviidi õpetaja, kelle all mina õppisin, tema ka ütles alguses, et see on täiesti okei, kui teile tundub, et te nagu debiilikud nagu alguses hääldate ja teete selliseid teatraalseid
miimitsevaid nagu nägusid, on ju, et see pärast loksub paika ja seda parem on siis teie see lugemine hiljem. Aga et siin, mis ma ütlesin, oli see sama sood näiteks, selleks, et ta säilitaks selle madaluse, enne seda käsra iid me peaksime lisama eesti keele mõttes siis nagu ühe ülimalt pisikese õ-tähe. Läheme sellest õ-tähest nagu väga kiirelt niimoodi läbi. Et kui me ütleme si, siis see kipub nagu siiniks kätte ära minema. Aga kui me ütleme või, kas te kuulete, et seal on nagu väike siuke õ-täht on nagu vahel. Või. Et siis ta säilitab oma selle madaluse. Et siin ongi selline sõna, kus on siis kõik tegelikult madalad kaashäälikud. Sirata. Sirata. Nii. Siis, mis ma veel teile siit ütlesin? Siis osadele teist valmistas raskusi siin esimeses reas 4. sõna, see ätä, et see on tä. No ilmselt sellepärast, et siin on huvitavalt niimoodi see älif on nagu pigem tähe all kui kõrval. Jälle juhtub üsna tihti, et see Koraani kalligraafia natukene nagu tahab meid petta. Et see on ikkagi tä siin. Et siis selle võite omale ka märkida juurde, et ta võib näha selline kummaline välja, sellepärast, et see älif maksuura on siin tal all. Nii, ja siis mida ma veel kommenteerisin, oli see 3. rea esimene sõna siin, et siin on samamoodi siis selle kalligraafiast tulenevalt, et see sõna, mis siin on, või see täht, mis on siin siini järel, on miin. Nii, et see on sämäväti. Sämäväti. Ja siis ma kommenteerisin veel siin 3. reas 4. sõna, mis on väga-väga äge sõna harjutamiseks. Esiteks sellepärast, et siin on jälle see madal häälik, seekord siis bood. Nii, ja nüüd, mis juhtub, kui on madal häälik ja tal on dõmma peal, ehk siis see u täishäälik, siis me seda uud ei häälda päris uuna, sest muidu jälle see madal kaashäälik kaotab natuke oma seda madalust ja ta läheb meil siis antud kontekstis siin dääliks kätte ära, mitte ei ole doob. Nii, et siis me peaksime seda hääldama sellise natuke kinnise suuga, ehk siis ta meenutab oot, on siuke o-varjundiga u. Et siis on wabo, on ju. Ja teiseks, miks see sõna on hästi tore harjutamiseks, on see, et siin on kõrvuti, et 2 erinevat araabia keele haad, ehk siis, et see on hea sõna, kus harjutada seda, et kui nad on koos ja mis erinevus nendel on. Ehk siis kokku siit tulebki nüüd wabo, hää. Ehk kuulete, et seal on vahe. Vot, seda tahtsin siis öelda täna selle lehekülje kohta, mida me just kodust ülesannet vastasime. Nüüd liigume edasi. Ja järgmine häälik on meil jäämäd ehk siis pikk i, mis kohati siis hääldub jotina. Et see on eestlased, kui õpivad araabia keelt ja siis avastavad seda huvitavat tähte jää. Nende jaoks mul on olnud õpilasi, kes on nagu täiskasvanuna teinud väga suured silmad, et nad on enda jaoks avastanud, et eesti keeles i ja jott on omavahel nagu suguluses. Et me ei mõtle tihti selle peale, aga tegelikult ongi, et kui siis selle häälikule järgneb täishäälik, siis ta on nagu kaashäälik ja siis ta on jott eesti keeles. Ja kui ta on siis kaashääliku kõrval, siis ta on i. Araabia keeles on tegelikult siis samamoodi häälduse mõttes, aga kirjutatakse ta siis ühe tähena, see on siis jää, ehk siis see täht, aga tal on siis häälduse mõttes nii i kui ka joti omadused. Nii, hakkame siit otsast vaatama. Jälle siis, et kes tahab, kordab minuga. Kindlasti peate kordama, aga kui te ei taha video peale jääda, siis pange omal see mute peale. I, bi, ti,
Fi, ji, hi, di, vi, ri, korraks peatun sellel, raal, siin nüüd, kui tal järgnes käsra või siis jää, siis me hääldame teda nagu eesti keele R-i, mitte siis r, vaid ta on ri, aga me ei tohi seda nagu pikalt põristada, et me araabia keeles, kui me Qurani loeme, ei tohiks öelda ri näiteks, vaid ta on ainult üks, see nõks seal on ri, et seda proovige kindlasti. Zi, si, shi, fui, või, põi, või, äi, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, hi, wi, ji. Vot selline lugu. Nüüd, kuna eelmisel korral esitati mulle palve, et kas me äkki teeksime niimoodi, et võiksime rääkida ka nende sõnade tähendusest, siis mida me loeme, et me teame kõik, et siin on kokku pandud need lugemisharjutused niimoodi, et kasutatud on siis Qurani kõige rohkem kasutatud sõnu pluss siis sõnad, mis on seal viimases Qurani osas ehk siis juzu ammas. Aga et me võiksime teada ka, mida need tähendavad ja ma ei hakanud siis nagu nende kontrollis üks ühele neid kõigile eraldi ütlema. Mõtlesin, et kuidas siis nagu teha. Mõtlesin välja sellise asja, et esiteks alates tänasest ma katsun siis iga kord, kui me teiega seda lugemist siin teeme, ette lugemist, kõigepealt ma loen ära, et me saame keskenduda sellele hääldusele ja siis ma teen teise ringi veel nendele 4 reale, kus ma siis ütlen teile, mida need sõnad tähendavad, et saate endale need üles tähendada. Ja mis puutub nüüd nendesse lehekülgedesse, mis meil on siiamaani juba tehtud ja kus me ei ole rääkinud sõna tähendustest, siis ma annan endast parima, et nagu te teate, paari nädala pärast ma lähen Marokosse mõneks nädalaks ja siis meil tunde ei toimu, aga ma annan endast parima, et ma lindistan teie jaoks ennem seda 1 tunni, millega teie saate siis tegeleda samal ajal, kui mind ei ole ja annan siis teile koduseks ülesandeks see video läbi vaadata ja vot sealt te saate siis omale märkida ilusasti oma araabitsasse Iqra raamatusse nende eelmiste juba loetud sõnade tähendused ka. Loodan, et niisugune diil sobib, inshallah. Nii, aga nüüd ma siis kõigepealt teen selle lugemisringi. Kõik saavad siis kaasa korrata. Fi, fiilun, fiilun. Diinun, diinun. Tiinin, tiinin. Mubiinin, mubiinin. Rahimun, rahimun. Yamini, yamini.
sabilun, sabilun. عظيما عظيما عالمين عالمين جحيما جحيما نعيم نعيم كبير كبير شديدا شديدا سنين سنين أليم أليم حكيما حكيما عليم عليم به siia kommenteerin juurde, et see, mis siin selle hää taga on, selline poolik kolmnurk nii-öelda ja vaat siin järgmistel sõnadel on ka siin ja siin, et see on üks vorm, kuidas Koraanis kirjutatakse seda pikka iid. Nii et kui te näete seda, siis see on tegelikult sama täht, mis on siis see jää. Nii et bihi, هذه هذه إيلاف صاحبته صاحبته طعامه 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 بيمينه بيمينه بيمينه. Nii, nüüd siis see selgitusring ka läheme hakkama otsast peale. Kõigepealt oli meil siis sõna fi, mis tähendab araabia keeles kuskil sees. Ehk siis ta on prepositsioon nagu inglise keeles in. Fi on sees. Nii, siis on fiil. Fiil on elevant. Koraani lõpupoole on siis selline suura, mis räägib siis sellest elevandi rahvast, kes tulid Mekka peale. Järgmine sõna on meil diin. Diinun on siis koos käände lõpuga. Diin on siis usk. Diinul islam on siis islami usk. Nii, võib-olla kommenteerin seda ka, et nagu me rääkisime teiega siis, kui me õppisime neid tänviine, et siin on siis see aluskäändes on siis see un peal. Nii, järgmine sõna on meil tiin. Tiinin. In on siis prepositsioonikäänne. Tiin on piigimari. Wattiini was zeituun. Algab üks suur asjalt lõpupoole siis. Järgmine sõna on
Mubiin. Mubiin on midagi, mida on näidatud, nagu omadussõnane siis, näidatud. Järgmist sõna teavad ilmselt kõik. Rahim on siis halastav ja see on siis, kui tal on L on seal ees, Ar-Rahim, siis ta on üks Allah subhanahu wa ta'ala nimedest ehk siis halastavaim. See ülivõrre siis. Aga Rahim võib siis käia ka ühesõnaga selle mitte määratud käändega aluskääne küll, aga ta on nagu ilma selle inglise keeles, eesti keeles meil on raske nagu sellest vahet teha, aga ta inglise keeles nagu ilma selle the-ta ehk siis lihtsalt somebody who is merciful. Nii, järgmine rida, esimene sõna on meil jämiin, mis tähendab parem, näiteks parem käsi, parem versus siis vasak selles mõttes, jämiin. Järgmine sõna on sabiil, mis tähendab tee. Tee pigem selles mõttes, et millise tee me valime, millise valiku me teeme, mitte nagu otseselt see tee, mida mööda me käime. Sellest ka nagu siis väljend fi sabiilillah, siis tähendab Jumala teel, ehk siis, et kui me midagi anname, näiteks sadakat kellelegi, siis fi sabiilillah, see tähendab, et ma annan Jumala nimel või Jumala teel siis kellelegi almust. Nii, kolmas sõna teisest reast on meil azim, mis tähendab siis võimas või suursugune. Siit siis ka jälle, kui ta on al-azim, siis see on üks Allah subhanahu wa ta'ala nimedest. Nii, järgmine sõna on aalamiin, mis tähendab maailmad, ehk siis täpsemalt Koraanis räägitakse meile kahest maailmast ja siis interpreteeritakse seda tavaliselt niimoodi, et kuna Allah subhanahu wa ta'ala on Koraanis öelnud, et ta on loonud nii inimesed kui ka džinnid ja need on nagu paralleelmaailmad, et me ei ela nagu päris samas maailmas, aga osaliselt need nagu kattuvad ja siis need vaimolendid, kellel ei ole keha, kellel on ainult vaim, meil on nii keha kui ka vaim, nendel on ainult vaim või hing. Et nemad elavad siis meie maailmaga paralleelselt, et sellepärast ongi üks, nagu Allah subhanahu wa ta'ala enda kohta ütleb ka, et on Rabbul aalamiin, maailmade isand, siis on räägitud konkreetselt, et need maailmad on siis inimeste maailm, kelle üle ta nagu valitseb, kelle ta on loonud ja siis ka nende hingolendite ehk siis araabia keeles nimetatakse džinn maailm. Nii et aalamiin maailmad. Järgmine sõna on meil siis jahim, mis tähendab siis põrguga seotud sõna. Jahannam on siis ka nii-öelda sama klassifitseeringuga, aga kõik, mis on siis jahim, on siis seotud põrguga. Ja selle rea viimane sõna on na'im ja na'im on õndsus. Nagu sellest tuleb ka sõna ni'ma näiteks sellest samast tüvest. Nii, kolmas rida. Esimene sõna, kes vähegi natukene on araabia keelt õppinud, ilmselt on ka seda sõna õppinud, on kabir, mis tähendab suur või võimas. Selles samast tüvest siis ka, kui me ütleme Allahu Akbar. Akbar on siis ülivõrre sellest omadussõnast ehk siis kõige suurem, kõige võimsam. Akbar, aga kabir on lihtsalt suur. Nii, järgmine sõna on shadid. Shadid tähendab, siin on see N on jälle see käände lõpp. Ma räägin praegu lihtsalt ilma kääneteta sõnade tähendusi. Shadid tähendab intensiivne. Midagi, mis on nagu niisugune peale pressiv, mida on palju, mis on väga intensiivne. Selle tüvi on siis shadda, shiin ja 2 dääli.
sellest tuleb siis ka näiteks seesama sõna shedda, mida me varsti hakkame teiega siit täpsemalt vaatama, et kui me selline pisikene nagu 2V moodi märgikene, mis on kaashääliku peal araabia keeles, siis see tähendab, et see on nagu kahekordne kaashäälik. Eesti keeles me kirjutame siis lihtsalt 2 tähte kõrvuti, aga araabia keeles pannakse peale shedda, mis siis tähendab intensiivistaja, et midagi, mis nagu paneb kordama seda või rohkemalt ütlema. Näiteks on siis, võtame selle sama kebir, kebbera on siis teine vorm. Kui see bä peal on siis see shedda, ehk siis me hääldame nagu 2 B-d. Näiteks eesti keeles ütleme rattaga, me kirjutame 2 T-d, aga araabia keeles pannakse see shedda peale, mis tähendab, et loe seda intensiivsemalt. Nii et shedid on midagi, mis on intensiivne. Järgmine sõna kolmandas reas on siiniin ja siiniin, tuuri siiniin on siis selline ja Koraanis on siis Siinai kohanimi. Tuuri siiniin on Siinai torn. Nii, siis on meil järgmine sõna on äliim. Äliim on midagi, mis on valus. Äliim. Näiteks siis Koraanis võib valus öelda, et näiteks seesama põrgukaristus. Nii, järgmine sõna on häkiim. Häkiim on keegi, kes on tark või arukas, kellel on siis palju mõistust ja taipamist. Häkiim ja siis võib olla al-häkiim, võib siis Allah enda kohta öelda, ehk tema on siis see kõige targem, kõige arukam. Kolmanda rea viimane sõna on aliim. Aliim on keegi, kes on teadja. Ja Allah subhanahu loomulikult on al-aliim ehk siis kõike teadja. Tema on see, kes teab kõike. Ja viimane rida siin, ma ennem ilmselt ma ütlesin, et see nagu oleks jää, siis teil võis tekkida küsimus, et miks siis siia ei kirjutata jääd. See on lihtsalt nagu hääldamise mõttes, ehk siis, et tegelikult see sõna on bihi, kui me räägime ka standard araabia keelest, on ja siin ei ole mingit põhjust jääd panna, aga kui pannakse siis see poolik kolmnurk, siis see tähendab seda, et me peame hääldama, nagu siin oleks jää, kuigi tegelikult nagu seda jääd ei ole, aga hääldus on siis bihi ja see tähendab siis see hi siin näitab siin taga, et see on meessoost keegi, meessoost tema või mingi meessoost grammatiliselt asi, millele viidatakse see hi, ja siis bi on prepositsioon, mis väljendab, et kas kellelegi midagi või siis läbi kellelegi, näiteks kui ma ütlen bilbaas, siis ma lähen bussiga või seesama bismillahirrahmanirrahim, bism, läbi ism on nimi, läbi Allah subhanahu wa ta'ala nime. Teeme me asju, on ju. Ja bihi tähendab kokku siis kas temale meessoost või läbi tema, olenevalt sellest, mis kontekstis see siis on. Nii, teine sõna siit on häädihi ja häädihi tähendab see siin häädihi. Nii, siis on meil ilaafi, sellest Quraishi suurast siis li ilaafi Quraish ja siis ilaaf tähendab siin kaitse. Seda Quraishile pakutud kaitse siis Allah subhanahu wa ta'ala poolt. Li ilaafi Quraish, ilaaf on kaitse. Siis järgmine sõna on meil vabandust. Nii, saahibatihi. Siin jälle näete see sama väikene hi, mis siin lõpus on, nagu ka selle rea esimesel oli see hi. See tähendab siis kellegi meessoost oma. Ja? Et see meessoost isik ja saahiba, siin on tamar buta oleks ilma selle hiita lõpus, mitte lihtsalt see tä. Ja siis see näitab, et see sõna on naissoost. Nii, ja saahib
mis on siis meessoost, oleks muidu kaaslane. Saahibe on naissoost kaaslane. Ehk siis saahibatihi on kellegi meessoost tema kaaslane. Ehk siis Koraanis viidetakse siis näiteks abikaasale, saahibatihi. Kust suuras ja seal viimases juusis oleks näiteks saahibatihi wa beni ehk siis, et see, kus Allah s.w.t. kirjeldab viimset kohtupäeva ja kirjeldab seda kui õudne, et see on, et mees unustab ära nii oma selle kaaslase ehk oma naise kui ka oma lapsed. Saahibatihi wa beni. Et sellisest kontekstist on see sõna siis pärit. Saahib on siis kaaslane, saahibe, naissoost kaaslane ja saahibatihi on siis kellegi mehe kaaslane ehk siis abikaasa Koraanis. Nii, eelviimane sõna sellest reast on ta'amihi. Jälle see hi näitab, et kellegi mehe oma ja ta'am on toit ehk siis his food, tema toit, ta'amihi. Nii, ja viimane sõna, vaatame jälle nüüd siin ees on see sama bi, mis oli siin rea esimeses, bihi. Bi oli siis läbi millegi või millegagi või millelegi ja siin on siis edasi järgmine sõna on jämiin. Seesama, mis oli siin teise rea esimene, jämiin ja lõpus on veel jälle see hi. Hi ehk siis tema oma. Bijämiinihi ehk siis tähendab tema parema, vihje Koraanis siis käe kohta, tema parema käe läbi või siis tema paremat kätt pidi, et midagi selle parema käega siin, kellegi parema käega toimetatakse. Bijämiinihi. Reeglina siis Koraanis vihje paremale käele on see, et viimsel kohtupäeval jälle antakse meile see meie heade tegude raamat antakse meile paremasse kätte, et siis sellisel juhul on bijämiinihi siin. Nii, saime selle pika ringi tehtud. Kas kellelgi on küsimusi? Ei ole küsimusi. Kas see viimane sõna, see siis tuleb nagu, kas on siis nagu meessoost lõpp või? See hi on meessoost lõpp. Selle ma unustasin nüüd öelda siia, et kui araabia keeles kasutatakse neid meessoo asesõnu või siis ka tegusõna pööratakse meessoost ja naissoost kohati eraldi, et siis tegelikult korrektne oleks öelda, et araabia grammatikas on see meessugu pluss üldine ja naissugu on lihtsalt nagu midagi on naissoost, siis see on erandlik. Ehk siis, kui näiteks räägitakse siin sellest viimsest kohtupäevast ja et talle antakse paremasse kätte see tema heade tegude raamat, siis Koraani kontekstis see ei tähenda ainult mehi, vaid see tähendab ka naisi, see tähendab ükskõik kas naised või mehed. See on nagu üldiseks kasutuseks ka. Aga kui on nagu öeldud seda, et see tegusõna näiteks on pööratud siis just naissoo vormis või on pandud sinna just see naissoo vorm selle hiile vastav oleks see hää, mida me lugesime selles tänases koduses ülesandes ka, meil oli mitu tükki, et oli näiteks, mis meil oli siin, kohe ma vaatan, see hää või hää, see hää, seal lõpus on seesama hi meessoost selle asesõna naissoo vorm. Et kui on pandud siis see naissoo vorm, ükskõik kas asesõnana, nimisõnana, tegusõnana, siis tähendab, et on ainult naine või naised ja kindlasti mehed ei ole. Aga meessoo vorm võib tähendada, et on ainult mehed või võib tähendada ka seda, et on nii mehed kui naised, et üldiselt. Ja kui me ei tea, kumb on, siis me kasutame seda meessoo vormi, sest see on nagu üldine vorm ka. Vot. Nii, kas on veel mõni küsimus? Ei ole praegu. Aga selge siis. Mul on üks küsimus. Ja. Et kes... Vaatan, mis see sõna oli, kes see diiden. Kas see shadiiden on raud ka või ei ole? Või see on mingi teine sõna? See on minu meelest, kui ma nüüd praegu mõtlen. See on sarnane, aga seal on mu meelest esimene kaasalik või midagi teist.
Aga sellepärast ma küsingi, sest et see suura pealkiri vist on ka nagu... Kas sa saad vaadata, mis täht seal on? On sul see kuskil ees praegu? Ma ei ole praegu ees ühtegi sellist... Tundus tuttav, aga ma praegu nagu peast kohe nagu ei tule otse meelde, aga mu meelest seal oli esimene, see kaashäälik oli kuidagi teistsugune. Kus see sõna on? Nüüd ma ei leia. Kolmas rida teine sõna. Kolmas rida teine sõna. Ja, nii, kas on veel küsimusi? Mul on nii huvitav, kui tund läbi saab, ma lähen kohe vaatan. Jah, mine uuri. Anna meile ka teada siis. Jah. No kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis järgmise korrani, inshallah.